Hei sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu ja see on Karjase kohvis saade. Selles episoodis ma tahan rääkida teemal, mis on inimene. Ja lugeda laulude raamatust 8. psalmist ja siit salm 4 edasi. Taavet kirjutab siin, et kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, milled sa oled rajanud, siis mis on inimene? Et sa temale mõtled ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed. Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega. Sa seadsid ta valitsema oma kätetöid. Kõik sa panid tema jalge alla. Kui me vaatame universumit ja kui võimas ja suur ja majesteetlik see on. Ja meil puudub igasugune võime näha, kui kaugele ulatuvad galaktikad, tähesüsteemid. Nii kaugele kui teleskoobi silm näeb, on kogu see ilmaruum täis ühtlaselt galaktikaid, milledes on miljardid tähed nende ümber, tohutu hulk planeete ja taevakehasid, mis räägib Jumala loomingu mastaabist. See on üle mõistuse. Aga mis sellest on veel muljet avaldavam, on kui hämmastavalt, unikaalselt ja keeruliselt on Jumal valmistanud inimese. Räägime me siis anatoomiliselt, bioloogiliselt, raku tasandil, räägime me keemilistest protsessidest, räägime me psühholoogiast, emotsioonidest, räägime me inimvõimetest. See kõik on hämmastav. Ja pole ime, et Taavet ütleb laulus 139 ja 14, et sa oled teinud mind nii kardetavaks imeks. Nii et mind isiklikult jätkuvalt hämmastab inimese ressurss, võime teatud asju teha. Mõni aeg tagasi siin üks mees ronis Taipei 101 hoone tippu. Ja kuidas ta on roninud samuti ilma igasuguse turvaköiteta ja seadmeteta kaljuseintest ülesse, mis iga eksimus seal oleks tähendanud kindlat surma. See võime inimesel lihtsalt ronida mööda kaljut ülesse, kus on vaevalt konarlused, millest kinni haarata. Või sa vaatad iluuisutajaid. Üks päev just jooksis mul kuskilt läbi keegi iluvõimleja. See painduvus, see võime seda akrobaatikat teha. Või jõutõstjad, kes võivad sellist survet, kaalu panna oma lihastele, luudele, liigestele, sidemetele ja jääda terveks selle kaalu surve all on imetlusväärne, kas pole nii. Inimese ressursid, potentsiaal, disain ja keerukus on hämmastavad. Me elame terve elu oma nahas ja ikkagi oma elu lõpuks ei saa piisavalt aru iseendast isegi, rääkimata teistest. Nüüd Piibel ütleb meile, et inimene on vaim. Tal on hing ja ta elab selle ihu sees. Johannese evangeeliumis 4. peatükis 24 salm Jeesus ütles, et Jumal on vaim. Ja kuna inimene loodi Jumala näo järgi ja Jumal olles vaim, siis Jumal tegi inimese vaimolendiks. Meil on hing. Hing koosneb meie tahtest, meie mõtlemisest, meie emotsioonidest ja me elame selle ihu sees. Jesaja 42 ja 5 ütleb, et Jumal andis inimesele hinge ja seesama sõna on kasutatud ka 1. Moosese raamatus, kus Piibel ütleb, et Jumal hingas oma hinge õhku inimesse ja inimene sai elavaks hingeks. Ja 1. Moosese 2 ja 7 ütleb, et Jumal valmistas maapõrmust inimesele ihu. Nüüd meie vaim on see osa, mis annab meile, meie ihule, elujõu.
Jumal vormis inimese ihu maapõrmust ehk neid keemilisi elemente, mida me leiame inimese ihust, on kõiki võimalik leida maapõuest. Ja on selge, et inimene ei ela mitte temas toimivate keemiliste protsesside najal või elektriliste signaalide tõttu, mis ajus ja närvisüsteemis toimuvad, vaid on üks meie ihust lahus olev element, mis annab meie elule elujõu. Ja piibli järgi me teame, et see oli Jumala enda hingeõhk, mis tegi inimesest elava hinge. Me võime küsida, et mis hetkel elu sünnib. Vastavalt laulude raamatule 139:16, kus Taavet ütleb, sinu silmad nägid mind juba minu eos, ehk juba tüvirakkudes, selles moodustises Jumal nägi inimest seal. Jeremiia 1:5 ütleb, enne kui ma vormisin sind, sinu ema ihus, ma tundsin sind. Hiob 33:4 ütleb, et Jumala vaim on mind loonud ja kõige väelise hingeõhk on mulle elu andnud. Ja vastavalt teise Moosese raamatule peatükk 21 ja salmid 22-23 pidi ema üsas kahjustatud lapse elu võrduma eluga, ehk kui keegi kahjustas loodet ema ihus, pidi see inimene, kes seda tegi, surema selle eest, sest elu eest tuli anda elu, ehk Jumal pidas loodet ema ihus elavaks inimeseks. Nüüd müstilised protsessid toimuvad ema üsas, kui üks munarakk saab viljastatud seemneraku poolt. Keegi ei tea, mille pärast. Just sel hetkel üks seemnerakkudest jõuab sinna munarakuni, miks just nimelt see seemnerakk viljastab selle munaraku. Ja siis me teame, et selles lootes on alguses tüvirakud ja alles 5-7 päeva pärast hakkavad need tüvirakud äkitselt diferentseeruma ja moodustuma erilisi, spetsiifilisi rakke. Näiteks 18-22 päeva pärast tekib närvitoru, millest hiljem areneb välja seljaaju, selg, roog, lülisammas. Umbes samal ajal hakkab moodustuma, mida võiks kutsuda südame alge. Ja kuskil 22-23 päeval hakkab see süda esimest korda lööma. Kes või mis andis sellele südamele esimese impulsi, et lööma hakata? Teadlased ei oma sellele vastust. Selleks ajaks pole veel närvisüsteemi välja kujunenud, kust tuleks see esimene tõuge. Nõnda võime järeldada siit, et Jumal algatab lootes esimese südame löögi. Ja ühel viisil Jumal ka lõpetab selle. Ja 8. nädalaks on miniatuurselt lootes olemas kõik organite skeemid ja kus nad olema hakkavad, kuigi need on veel lõpuni välja kujunemata. Nii et inimese areng ema üsas on hämmastav, müstiline ja seletamatu. Samuti on müstiline meie hingeline osa. Psühholoogid on uurinud inimese hingemaailma sajandeid. Ja pärast kõiki neid aastasadu me ikkagi ei saa lõpuni aru iseendast ja teistest inimestest. On öeldud, et inimese psühholoogia keerukus tuleneb paljude aspektide ja süsteemide risttööst, mis ühendab bioloogilist aju ja geneetikat, keskkonda ja sotsiaalset mõju ja kõike seda, mis toimib meie eneseteadvuses. Nii et edukalt navigeerida oma hingemehhanismides on omajagu väljakutse. Miks ma nõnda tunnen, miks ma niimoodi teen, miks ma selline olen? Teoloogiliselt me võime öelda, et meie hing koosneb meie mõistusest, meie tahtest ja meie emotsioonidest. Meie hing on tulnud Jumala käest ja on pidevas kujunemises. Samuti muutub meie mõtlemine kogu aeg. Meie tahe aja jooksul muutub ja elu jooksul meie emotsioonid saavad väga tublisti haritud. Ja see on tõde, et Jumal tihti annab ka
impulssi meile, meie hinge või emotsioonide kaudu. Mingil hetkel mingi eriline mõte tuleb sinu pähe. Nii nagu Moosese kohta öeldakse, et ühel päeval tuli talle südamesse mõte minna oma vendi vaatama. Me teame, et see käik küll ei lõppenud väga hästi. Mooses tajus Jumala kutset oma elu peal, aga ei lugenud välja õiget ajastust korrektselt ja Iisraeli rahva veenmine, et tema, Mooses, on nende vabastaja, ebaõnnestus. Ometi see mõte oli Jumalast, et Mooses peab midagi ette võtma sellega. Samuti võib meie emotsioon saada selleks keskkonnaks, mille keskel Jumal meid kõnetab. Näiteks me loeme Jaakobist, et kui ta oli Laabanit kõik need aastad teeninud, et ühel päeval ta nägi, et Laabani pale ei olnud enam tema vastu endine. Ja siis järgmises salmis öeldakse meile, siis Jehova ütles Jaakobile, mine tagasi oma kodukohta. Nii et see, mida ta nägi, see emotsioon, mis talle tuli sellest, oli see kontekst, milles Jumal sai teda kõnetada. Ja kui me räägime meie tahtest, siis õpetussõnade raamat ütleb meile 20 peatükki ja 30 salm, et haavaarmid siluvad tahet ja löögid südame soppe ehk et Jumal ka kujundab meie tahet ehk meie hing on pidevas kujunemises. Nüüd rääkides inimese ihust. Taavet viitab oma laulus, et me oleme imeliselt tehtud ja et Jumal kudus meid meie ema ihus. Inimese füsioloogia ja anatoomia keerukus on hämmastav, näiteks meie veresoonkond. Kui kõik veresooned üksteise järgi ritta panna, moodustuks umbes 100 000 kilomeetri pikkuse jada. Ehk teisisõnu võiks 2,5 korda tõmmata tiiru peale ümber maakera sinu veresoontega. Nii et kui me räägime vereringest, siis veri peab tõepoolest kilomeetreid voolama iga päev meie soontes. Võtame näiteks inimese maksa, üks suuremaid organeid meis. Ja mõningatel juhtudel inimesed on oma maksa kahjustanud. Teinekord isegi 50% maksast on saanud kahjustada ja ometi on maksal eriline võime ennast taastada, kui inimene lõpetab näiteks alkoholi tarbimise ja tema maks hakkab ennast tasapisi taastama. Alles hiljuti üks endine Lootuseküla mees andis tunnistust meie koguduses, kuidas tema väga halvad maksanäitajad ennem olid tänaseks saanud ideaalselt korda. Või võtta kõhunääre, mis muude asjade seas on teada-tuntud insuliini tootja. Minu sugulane 20 aastat tagasi sattus haiglasse kõhunäärmega, mis oli hakanud mädanema. Ta oli endiselt olnud alkoholi liigtarbija, sealt oli see probleem tulnud ja ta vaakus seal hinge nädalaid. Ma käisin intensiivis teda vaatamas, ta ei olnud muidugi teadvusel, ta oli koomas, palvetasime tema eest ja arstid ei andnud talle elu lootust, sest tema kõhunääre mädanes kõigi silmadel järjest välja. Kui ta lõpuks ärkvele tuli ja tervenes, oli väga vähe kõhunääret järgi tema ihus. Ometi see väike osa, mis tal oli, on siiamaani töötanud nõnda, et tal ei ole diabeeti. Jällegi, see räägib meie imepärasest disainist ja organite võimest taastuda. Võta meie süda näiteks. 100 000 lööki päevas teeb inimese süda, pumbates umbes 8000 liitrit verd iga päev, mis teeb aastas umbes 3 miljonit liitrit pumbata verd läbi meie vereringe. Ja umbes 60-aastasel inimesel on süda pumbanud 175 miljonit liitrit verd tema eluea jooksul. Muuseas, keskmised veepumbad
peavad vastu umbes 10 kuni maksimum 15 aastat ja suutes selle ajaga pumbata võib-olla 50 miljonit või 100 miljonit liitrit, nii et sinu südamepump on nii palju tugevam ja vastupidavam. Lisaks sellele on südamel omaenda mälu. Ma olen sellest rääkinud ühes teises podcastis, kuidas ühele lapsele siirdati ühe teise lapse süda, kes oli olnud mõrvatud. Ja kuidas sellel, kellel oli see süda siirdatud, hakkas olema öösiti teatud košmaarid, kus ta nägi, et teda aetakse taga. Ema viis lõpuks lapse politsei juurde, kus laps kirjeldas mõrvarit, mõrvarelva, kohta, kõike seda settingut või keskkonda, kus see toimus. Ja selle alusel lõpuks mõisteti süüdi mõrvar mõrvas, kuna selle lapse sees olev süda, mis oli tulnud mõrvatud lapselt, mäletas neid asjaolusid ja mängis neid asju ette. Üsna hämmastav lugu, kas pole nii? Samuti on südamel kuni 5000 korda tugevam magnetväli, kui on meie ajul. Ehk teisisõnu, kui meie süda on õiges hääles, on rahu sees, siis ta tõmbab ka mõistuse rahu sisse. Ja sellepärast ütleb ka Piibel, et Jumala rahu valitsegu teie südames. Või võtta näiteks meie aju. Circa 86 miljardit närvirakku ehk neuronit, mis on omavahel ühenduses circa 100 triljoni närviühendusega. Pole siis ime, et me võime mõelda väga lühikese ajahetke jooksul, võime öelda 1000 mõtet. Ma arvan, me kõik oleme hinge kurku tõmmanud ja igasugused mõtted läbi käinud või olnud liiklussituatsioonis, kus meie auto kaotab juhitavuse ja kui palju mõtteid suudab läbi käia nõnda kiiresti meie peas ja mida kõike meie ajus suudab mõelda lühikese ajahetke jooksul, on täiesti hämmastav. Missugune on veel aju potentsiaal? See on tohutu. On inimesi, kes ühel või teisel põhjusel on jäänud ilma pea poolest oma aju massist ja on jätkanud elamaks nagu tavalised normaalsed inimesed, nagu neil poleks seda ajuosa kunagi vaja olnud. Pimedatel, kellel nägemiskeskus ei saa informatsiooni silmade kaudu, aitab kaasa see osa kuulmise, kompamise ja muude meelte tajumisel ehk kõik muud meeled muutuvad võimsamaks, selle taga on rohkem ajuressurssi, mis teeb arvutusi ja kalkulatsioone. Või inimeste matemaatiline võime suurte arvudega teha kiireid tehteid oma peas. Või lihtsalt mäletada arvusid. Üks Jaapani noormees mäletas ja tsiteeris 111 701 pi arvu kohta peast. Ja muidugi teadaolevalt on inimesed, kelledel on eriline võime mäletada, mida nad tegid iga oma elu päeval ja millised sündmused juhtusid maailmas just nimelt neil päevadel. Nad võivad mäletada päeva, kuupäeva, aastat. Ütle neile kuupäev ja nad ütlevad sulle, mis sellel päeval juhtus ja see on 100% akuraatne, sest nende aju on harukordse mäluga. Nüüd mõningatel meist ei ole võib-olla sellist mäletamisvõimet. Ma kuulsin kunagi nalja mehest, kes ütles, et kui sa hakkad vanaks jääma, siis 2 asja juhtuvad sulle. Ta ütles, esimene on see, et sa hakkad mälu kaotama ja teine on, ja ta ütles, teist ma ei mäleta enam. Või võta näiteks silma nägemisvõime. Teadlased ütlevad, et inimese silm on võimeline eristama 1 kuni 10 miljonit erinevat värvitooni. Et silm võib isegi tajuda üksikuid footoneid. Ja evolutsiooniteooria kaitsjate kõige suurem nagu probleem on inimese silma kujunemine. Kuidas sai kujuneda nii keerukas organ lihtsalt iseenesest? Ja vastus on, ei saanudki. Piibel ütleb meile laul 94 ja salm 9, tema, see on Jumal, kes on loonud inimese silma. Või räägime näiteks luude tugevusest. Luu oma tugevuse ja elastsuse poolest on tunduvalt
tugevam kui teras. Inimese puusaluu lühiajaliselt küll, aga võib taluda kuni tonnist raskuse kaalu. Nii et pole ime, et piibel ütleb, ta teeb meie luud kondid tugevaks. Või võta näiteks DNA. DNA on inimese pärilikkuse kandja. Igas meie rakus on DNA, mis lahti tõmmatuna või lahti võetuna on umbes 2 meetrit pikk ja kui kõikides inimese rakkudest võetud DNA kokku panna üksteise järgi, siis oleks 70 miljardit kilomeetrit pikk ja see oleks üks rodu informatsiooni. Samuti hämmastab mind inimese immuunsussüsteem. Meie kehas ringleb circa 10 miljardit immuunrakku, mis patrullivad kõiki kudesid. Need on T-rakud, B-rakud, magrofaagid, neutrofiilid ja nii edasi. Immuunsussüsteem suudab ära tunda iga mõeldava patogeeni, isegi kui neid pole veel siiamaani eksisteerinud. Meie luuüdi toodab kuni 100 miljardit neutrofiili päevas, 1 miljard T-raku päevas. Immuunsus õpib ja jätab meelde. D- ja B-rakud säilitavad informatsiooni aastakümned. Näiteks tuulerõugete mälurakud püsivad üle 50 aasta. B-immuunsusrakk suudab toota kuni 2000 antikeha sekundis. Antikeha leiab sihtmärgi, neutraliseerib viiruse, käivitab komplimendisüsteemi. T-rakud suudavad nakatanud rakud tappa mõne minutiga, jättes ümber seisvad rakud puutumata. Me teame, et viirus ei ole mitte rakk, vaid on üks keeruline molekul, mis tungib inimese kehasse, istutab ennast inimese rakku ja hakkab sealt kaudu raku ressursse kasutades paljundama iseennast. See aga paneb meie raku, ihuraku toimima veidralt. Immuunsusrakk tajub ära, et see meie oma rakk käitub veidralt ja et see on ilmselt nakatunud mingi patogeeniga ja hävitab selle. Samuti on hämmastav immuunsusrakkude võime omavahel suhelda ja informatsiooni edasi anda. Leides mingisuguse sissetungija, annab immuunsusrakk välja ühe teatud molekuli, mis signaliseerib teisi immuunsusrakke ja kutsub need kohale. Nii et meie immuunsus skännib ja luurab meie ihus, igas organis, igas koes kogu aeg. Samuti on hämmastav inimese nahk, see uueneb iga kuu ühe korra, nii et sa vaatad peeglist iga kuu uut inimest. Samuti on hämmastav lihaste võime areneda. Vaata kulturiste, millise proportsioonid on suutnud nad ehitada oma lihastele. Või mõni spordiala, näiteks teivashüppe või kaugushüppe või kõrgushüppe, kui smaani me võime arendada teatud lihaskonda. Aga isegi kui me ei vaata luid, lihaseid või teatud organeid, kui hämmastaval viisil need toimivad, töötavad, ennast taastavad ja uuenevad, lihtsalt üks inimrakk omab rohkem informatsiooni kui kogu universum kokku. Kui keerukas on üks inimrakk? Mitokondrites toodetakse energiat ATP molekuli kujul. Rakkudes toimub pidev valkude ehitamine. Kuni 20 000 erinevat valku toodetakse meie rakkudes. Meie keha keskmine rakk sünteesib miljoneid valke päevas. Ühe valgu kokkupanek nõuab piinlikult täpset järjestust. Seejärel valgud volditakse õigesse vormi, kusjuures jällegi täpsus peab olema 9–10 kohalise numbri täpsusega. Nõnda siis, et üks valk võiks tekkida lihtsalt juhuslikult teatud osakeste kokkupõrkumise teel, on tõenäosus 1/10, kusjuures 10 on 150 nulli järgi. Samuti on hämmastav DNA parandussüsteem meie rakus. Meie rakud võivad pihta saada näiteks vabade radikaalidega või UV-kiirgusega ja meie DNA saab pidevalt kahjustatud, aga ta on võimeline ennast parandama. Vastasel juhul elu lakkaks mõne tunniga. Ja mis on hämmastav, et näiteks
haige isend, vigane, mingi puudega, on see siis loom, lind või inimene, võib sünnitada täiesti terve. Inimene siis lapse, loom või lind isendi ja see DNA on vahepeal ennast ära parandanud. Muidugi iga rakus sees on hämmastav logistika, kuidas täpselt üht või teist asja transporditakse siia või sinna ja samuti on teada-tuntud paastumisest nimi autofaagia, kus siis rakust katkised osad võetakse välja, ehk see on see prügikäitlus, millest siis osa materjali läheb taaskasutusse ja need intelligentsed protsessid, mis toimivad meie kõikides rakkudes inimihus, on lihtsalt ülivõrdes, ülikeerukad. Nüüd, mida piibel ütleb Jumala hoiakust inimese suunas? Me loeme näiteks Hiobi raamatust 7. peatükist ja salm 17, kus öeldakse, mis on inimene, et sa pead teda suureks, et Jumal peab inimest suureks, et sa paned teda tähele, vaatad ta järele igal hommikul ja katsud teda läbi iga silmapilk. Siin on Jumala tõotus sulle, et ta vaatab sinu järele igal hommikul. Või võta näiteks nutulaulud 3 ja 22, mis ütleb siin, see on Jehova suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud, need on igal hommikul uued. Sinu ustavus on suur. Jehova on mu osa, ütleb mu hing, seepärast ma loodan tema peale. Nutulaulude kirjutaja väljendab siin, et Jumal toob oma halastuse igal hommikul uuesti esile. Kelle heaks, puude ja põõsaste jaoks, ennekõike inimese jaoks, kes on loodud tema näo järgi. Laul 3:6 ütleb Taavet, et kui ma ärkan unest, siis Jumala käsi toetab mind. Ehk teisisõnu see, et ma ärkasin täna hommikul, on Jumala arm ja soosing minu elu peal. Tema käsi on mind jätkuvalt toetamas. Laul 121, 3 ja 4 ütleb, et sinu hoidja ei tuku. Jumal, tema silm on jätkuvalt sinu peal. Ja Mattuse 6, 32 ja 33 ütleb, et teie taevanisa teab, mida te vajate. Ehk Jumal on väga hästi kursis sellega, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks. Ja lõppeks Hiobi raamatus öeldakse meile peatükk 34, et kui Jumal iseendasse tõmbuks, oma vaimu ja hinge õhu tagasi võtaks, siis heidaks kõik liha üheskoos hinge ja inimene saaks jälle põrmuks, ehk see on Jumala käsi, mis eesriide taga meid kõiki elus hoiab. Nüüd, miks on inimene nii tähtis Jumalale? Number 1, sellepärast, et inimene lähtus Jumalast. Iga inimene siin maa peal on Jumala tahte tõttu. Jumal vajas just sinusugust. Piibel ütleb Apostlite tegude raamatus, et Jumal on ühest inimesest kogu inimkonna loonud maa peale elama ning neile seadnud enne määratud ajad ja nende asukohtade rajad. Jumal orkestreeris ja korraldas kõike seda. Keegi ei ole siin juhuslikult. Teiseks, inimene oli loodud Jumala sarnaseks. Nüüd meil ei ole kõiki jumalikke võimeid, me ei ole kõik võimsad, me ei ole kõike teadlikud, me ei ole kõikjal kogu aeg olevad, aga meil on palju sarnasusi Jumalaga. Kolmandaks, Jumal lõi inimese osaduse pärast iseendaga. Jumal ei vajanud järjekordset teenrit, keegi, kes täidaks tema käske, kuigi tema tahte täitmine on meile kõige tähtsam. Jumal ei vajanud ka taevasesse ülistuskoori lisada juurde mõned näod, vaid ta tahtis kedagi, kelle peale valada oma armastust, kellega tal võiks olla isiklik suhe ja osadus ja kellele ta saaks iseennast ilmutada. Neljandaks, meie unikaalsust kui inimene kinnitab ja tõstab tõsiasi, et Jeesus Kristus lunastas meid patust, kuradi võimusest. Kui inimene ei oleks väärtuslik olnud Jumala silmis pärast seda, kui inimene oli pattu langenud ja eemaldunud Jumalast, oleks võinud Jumal öelda, ma puhun kogu selle asja siit maa pealt minema. Selle asemel ta otsustas
saada inimeseks. Jumal sai inimeseks Kristuses Jeesuses ja ilmutas inimestele Jumala armastust ja risti peal issand Jeesus lunastas inimkonna meie pattudest, nii et inimene on kalli hinnaga ostetud, mis näitab, kui kallis inimene Jumala silmis on. Ja viiendaks, lisaks kõigele muule on selgelt Jumalal inimesega tulevikuplaanid. Esiteks, igavene koosolek inimesega taevases paigus, isegi kui taevas tuleb siia maa peale. Roomlastele kiri räägib meile, me peame osa saama tulevasest aust, mida Jumal on valmistanud meile. Ja kolmandaks, et inimene valitseks ühes Kristusega igavesti ja et inimene võiks täita Jumala lõplikke eesmärke. Nii et Jumalal on plaan meiega läbi igaviku. Nii et sõbrad, tulles tagasi laul 8 juurde, kus Taavet küsib, et mis on inimene? Et sa tema peale mõtled. Ja vastus on, ma ei tea, aga ma olen rõõmus, et ma olen üks nendest. Ja meie, kes me oleme usaldanud Jeesus Kristust oma pääste ja issandana, võime ühel päeval vaadata oma loojale silmast silma, palgest palges ja kuulda teda ütlevat, ma lõin sind oma eesmärgiks, ma tahtsin sind, ma vajasin sind. Sa ei ole siin juhuslikult, sinu elu on planeeritud. Ma olen kirjutanud oma raamatusse iga päeva sinu elu jaoks. Nii et sõber, ma olen rõõmus olla üks inimestest, kuigi ma lõpuni ei saa aru inimesest, inimese keerukusest, psühholoogiliselt, füsioloogiliselt, anatoomiliselt, bioloogiliselt. Igas võtmes me oleme nii keerukalt ja imeliselt tehtud, aga ma olen rõõmus olla üks nendest ja ma loodan sina samuti. Olge õnnistatud, sõbrad, näeme varsti jälle.